kõik need asjad, mis seal festivalis mängiti, mitu korda päevas või näidati, terve päeva jooksul olid loodud just selleks 5 päevaks just täpselt sinna kohta. Hungerburg ja selle lavastuse, kobarlavastuse nimega oli ka tükk aega mõtlemist. Aga siis tuli meelde Narva-Jõesuu linna ajalugu, et ta kunagi 100 aastat tagasi kandis veel nimi Hungerburg ehk siis näljalinn. Taasloome ühe linna, mida juba 100 aastat pole olnud, aga kui see Hungerburg oleks edasi kestnud ja nüüd see Hungerburg oleks kultuuripealinn, siis missugune võiks olla tema programm. Alguses me mõtlesime küll ka teiste asukohtade peale mere ääres maha jäetud kinnisvara, aga lõpuks otsustasime teha seda Narva-Jõesuus, sest see Narva-Jõesuu linn, loodus ja atmosfäär kõik mängis väga hästi kokku just selle projektiga. Arvestades, kuivõrd vastutulevilik või kuivõrd hea koostööpartner oli meile Narva-Jõesuu linn, siis ma ei välista, et me tuleme kunagi tagasi, kui meil on uus värske idee.